Selles videos teen juttu, kuidas Maa-ameti andmetest kiirelt saada pinnamudel Autodesk Civil 3D tarkvarasse. Alustan Maa-ameti kodulehelt ja avan Maa-ameti geoportaali ning otsin sobivat aadressi. Olles leidnud aadressi, avanud selle X-KIS kaardil, leian siit siis kaardilehe jaotuse ning kasutan siis 10 000 kaardilehtede ruudustikku ning näen, et mulle huvipakkuv aadress asub kaardilehel 54754. Seejärel avan geoportaali ruumiandmete alameatuse ning otsin üles kõrgusandmed ning kõrgusmudelid, kus on siis võimalik ka tutvuda, mida täpsemalt endast kujutab maapinna kõrgusmudel ja DTM või siis Digital Terrain Model, kuidas neid saada on ja mis täpsemalt need detailid seal sees on. Laadi kõrgusmudelid alla ning siin me leiame siis alameatuse maapinna kõrgusmudelid ning siin on siis erineva täpsusega 1 meetri, 5 meetri, 10 meetri täpsusega ning pange tähele, et kui alla hakkate laadima, siis kindlasti GeoTIFF laiendiga failid ja võtan siit siis keskmise 5 meetrise sammuga kaardilehe numbri alusel andmed, milleks oli siis meil 54754. Olles alla laadinud TEM-faili, panen selle siis esialgu siia Downloads kataloogi, avan Civil 3D ning Civil 3D's jällegi, kui te avate nüüd päris uut faili, siis esimesel avamisel kindlasti veenduda, et tegemist on meetersüsteemis joonisega. Nüüd ACAD-ISO on puhtalt AutoCAD-i seadjatega fail, kui me soovime kasutada ka Civili funktsionaalsust, siis me võiksime siit leida faili nimega näiteks Autodesk Civil 3D Metric. Jällegi veenduda, et tegemist on siis meetersüsteemis malljoonisega. Olles avanud Civil 3D keskkonna, navigeerin Ribbon menüül ülevalt Surface valikutesse ning siin leian valiku Create Surface from TEM. Siin on siis faililaiendite hulgas erinevad võimalused, mille hulgast leian siis ka GeoTIFFi, mille ma just eelnevalt alla laadisin. Nii, otsides üles alla laetud TIFF faili, valides Open ning selleks, et näha, kuhu see pinnamudel täpselt tuli, soovitan siis teha topelt hiireklõps rullikul või siis otsida siit üles nupp Zoom Extend. Ja tekkis meile joonisesse siis objekt, mille valimisel me näeme siis, et tegemist on Create Surface'iga ning mis stiili hetkel kasutatakse, milleks on siis 2 meetri ja 10 meetri sammuga kontuurid. Seda on meil võimalik siit ka muuta. Sellisel viisil on võimalik meil saada siis väga kiirelt kaardiruudu alusel pinnamudel Civil 3D keskkonda. See juba annab meile võimaluse näiteks vormistada siit ka kiire ristlõige ehk siis Quick Profile. Selleks koostan siia ühe polulaini. Selle polulaini asemel võib ka olla näiteks line objekt või feature line objekt. Valides objekti ning parema klahvi alt leian valiku Quick Profile. Ning siin on nüüd näha, millised pinnamudelid siis lõikele lisatakse, millise stiiliga ja milline näeb välja siis see piki profiil, mille ma joonisesse nüüd kohe lisan. Nii, olen saanud piki joont lõike ja see lõige on siis nii-öelda dünaamiline, ehk siis kui te liigutate seda joont,
või siis korrigeerite seda joont, siis saate ka uuendatud ristlõike.